Hei, hei, kena esmaspäeva. Selle aasta eelviimane esmaspäev, mõnus jõulude-eelne esmaspäev. Mul on väga hea meel sind siin kohvipausil näha ja hiljem on väga hea meel lugeda ka kommentaare, kui sa kuulad salvestust. Ja tänaseks teemaks valisin ma sellise vaimse teema ehk see aitab võib-olla uuel aastal natukene teistmoodi oma ettevõtmisi ette võtta või üldse enda asjadega paremini toime tulla. Mina olen Õnnela Seinamets, jätkuvalt assistendi kooliga toimetame selle nimel, et saaksime sulle pakkuda paindlikku ja asukohavaba elustiili ning ühtlasi ka aitame ettevõtjatel seda koormust vähendada läbi virtuaalassistendi teenuse pakkumise, ehk siis me aitame ettevõtjatel jõuda virtuaalassistentideni. Ehk siis nad saavad teada, et selline amet on üleüldse olemas ning nad ei pea sugugi üksinda toimetama. Ja tänane teema on siis vaimne vastupidavus pärast vigu. Me ju teame väga hästi seda, et kui raske on edasi liikuda pärast seda, kui sa oled mingi vea teinud või et sa oled ebaõnnestunud, siis on selline tunne, et see pole minu jaoks, pole mõtet. Samas see on oskus, mis aitab sul edasi liikuda ka siis, kui sul ei lähegi asjad kõik nii, nagu sa päriselt oled planeerinud. Kui juhtuvad asjad, mida sa ei näinud ette, et juhtuvad. Ehk siis räägime sellest, kuidas tulla toime oma vigadega, oma eksimustega ja selle sisemise kriitikuga just selliselt, et need ei pidurdaks sul edasiliikumist. Ja eelkõige ei võtaks ära usku sinusse endasse. Paljud meist on kogenud olukorda, kus me jääme sellesse ühte eksimusse niivõrd kinni, et me ei saagi edasi liikuda. See muudkui kordub meil siin peas uuesti ja uuesti ja isegi siis, kui sellest olukorrast on juba omajagu aega möödas. Ja sa saad isegi nagu aru, et see võiks olla lahendatud. Ometigi piisab vahel mõnest ühest lausest, ühest tegemata jäänust sammust, isegi ühest sõnast või valest otsusest. Ja see sisemine kriitik juba tõstab pead ja tuletab väga hästi meelde seda, kuidas sa ju eksisid, kuidas sa ei mõelnud võib-olla asju läbi. Ning selle asemel, et rahulikult edasi mõelda ja oma järgmisi samme ette valmistada, läheb kogu meie energia süüdistamisele. Kuidas ma võisin ikka olla nii rumal? Mida ma endale ette kujutan, et ma nüüd jälle proovin seda? Ma ju sain ükskord vastu sõrmi. Ja kogu aeg ma siis mõtlengi selle peale, et mida oleks pidanud tegema teisiti ja miks see üldse juhtus. Tegelikult on ju see kõik siiski väga inimlik. Ebainimlik on see, kui sa sellesse seisundisse väga pikalt jääd ja kui see hakkab sinu edasisi samme raskendama. Ja sa jätadki seetõttu midagi tegemata. Ja ma täna jagan mõned mõtted, et võib-olla mis aitavad paremini ja kiiremini sellest välja tulla ja aitavad sul õppida sellest olukorrast, kus sa siis oled ebameeldivalt sattunud ja aitab sul edasi liikuda. Et seesama viga, mida sa tegid ühel korral, ei jääks sul kaasa lohisema ja ei aitaks määrata sul tulevasi otsuseid. Ehk siis alustame. Enese karistamine ei ole distsipliin. Sageli me arvame, et kui me endasse suhtume karmilt, siis see näitab, et me oleme tugevad ja distsiplineeritud. Et mida rangem ma enda vastu olen, seda vastutustundlikum inimene ma olen ja seda kiiremini asjad paranevad. Mina arvan, et tegelikult on asi vastupidine. Kui ma ikkagi väga pikalt ennast süüdistan ja olen karm iseendaga,
siis minu meelest see ei paranda vigu ega ei vii ka lahendusteni. See pigem hoiab mind paigal, see võtab mult energialt ja iga järgneva sammu tegemine on minu jaoks oluliselt keerulisem. Sest et mida rohkem ma pööran oma tähelepanu sellele eksimusele, seda vähem on mul energiat teha uut sammu, edasi tegutseda. Ja minu meelest need inimesed, kes on vaimselt tugevad, siis nad ei jää ennast materdama. Nad märkavad seda, et midagi on juhtunud. Nad tunnistavad seda ja liiguvad väga kiiresti edasi järgmise küsimuse juurde. Ehk nende küsimus põhimõtteliselt on see, et mis on järgmine mõistlik samm? Küsida endalt sellises olukorras, mis on see järgmine samm, mida ma teha saan? Selline küsimus aitab sul tuua uuesti teema fookusesse ja aitab sul seda fookust pigem suunata lahendusele kui sellele, et sa mõtled sellele eksimusele. Ja mida kiiremini see tähelepanu liigub edasi lahendustele, seda väiksem on selle mõju sellel veal sinu enesekindlusele, sinu tegutsemisjulgusele. See, et see viga juhtus, seda ei saa teha olematuks. Kuid sa ei lase enam sellel juhtida kogu oma mõtlemist, sest et sa oled fookuse pööranud just lahendusele. Siis kaks asja, mis võivad oma olemuselt tunduda sarnased, kuid tegelikult nende mõju inimesele on hoopis erinev. Ehk siis häbitunne ja vastutus. Tihti aetakse neid omavahel segamini, et see oli minu vastutusel, et see nii juhtus. Seal taga ilmselt on ka häbi. Ja häbitunne ütleb meile alati seda, et ma olen midagi teinud valesti. Minuga on midagi valesti. Vastutus iseenesest aga ütleb hoopis seda, jah, meil juhtus viga. Ja me vaatame, kuidas me seda saame parandada, kuidas me saame vältida, et järgmisel korral seda ei juhtuks. Tunnete seda vahet? Et häbitunne ikkagi tõmbab meid tagasi. Me tahame ennast varjata. Me tahame seda olukorda vältida. Parem on, kui keegi üldse ei teaks, et see asi juhtus. Ja ma olen parem peidus, kuni ükskord see maha rahuneb. Seevastu, kui sa võtad vastutuse sellele, et jah, nii juhtus, siis sa ikkagi hakkad edasi liikuma ja sa hakkad tegutsema. Ehk lihtsalt öeldes, üks hoiab meid kinni selles minevikus ehk selles ebaõnnestumises ja teine aga aitab sul edasi liikuda. Ja mina kasutan ka väga tihti seda, et kui midagi läheb valesti, siis esimene hetk on muidugi see, et sul käib see jõnks läbi, et appikene, mis nüüd juhtus. Aga kui sa jääd rahulikuks, siis tasub ikkagi endalt küsida sedasama küsimust, mis ma korra juba mainisin, et mida siis nüüd saab teha, et olukord paraneks. Ja siin on oluline aru saada sellest, et sa ei pea teadma täiuslikku ega õiget vastust. See lihtsalt eeldab seda valmisolekut, et sa soovid edasi liikuda, olukorraga tegeleda, mitte selle eest põgeneda. Ja kui me teeme selliseid vigu, siis minu meelest on üks väga hea protsess või siuksed mõtted, mida selle ajal teha, kui see viga on tehtud ja kui siis need emotsioonid on nii tugevad ja mõtted on piu-pau siin peas laiali, sest sa justkui oled põgenemise etapis ja ma nimetan siin mõned asjad, mis võib-olla aitavad sul koondada seda olukorda, et sa saaksid edasi liikuda. Ühest me juba rääkisime, ehk seesama, et tunnista juhtunut ausalt. Ära hakka vassima, et ei, see ei olnud minu viga või et mis iganes põhjuseid otsi. Jah, see asi juhtus. Järgmiseks vaatame üle, mis läks valesti.
kui sa teed meeskonnaga koostööd, siis te koos vaatate, kui sa oled üksinda ja siis vaatad ise üle, et mis läks valesti, mida ma saaksin teistmoodi teha. Ja ehk siis see järgmine ongi see, et sa kohandad oma järgmist tegevust või edasist tegevust niimoodi, et seda ebaõnnestumist ei tuleks enam. Need olid need 3 asja. Ja 4. asi on see, et sa liigud lihtsalt edasi. Et jätkuvalt ära jää kinni sellesse ühte asja. See oli sellel ajahetkel selliste teadmiste pinnalt juhtunud asi. Sa konstateerid fakti. Sa analüüsid ennast ja liigud edasi. Siin süüdistamise faasis on väga keeruline tekkima tunne, et parem ongi, kui ma edasi ei liigu. Ja analüüsimise või selle hetke emotsiooni ajandil on üleüldse päris keeruline analüüsi teha. Aga sa pead aru saama, et see on oluline, sest see aitab sul edasi liikuda. Ehk siis täpselt nii ongi. Tunnistad, vaatad otsa, mis läks valesti, kohandad oma tegevust ja liigud edasi. Ja kui midagi ei toimu, tekib meil sageli sihuke tunne, et kõik asjad tuleb ümber teha. Või õigemini, kui midagi ei toimi, mitte toimu. Et kes on olnud sellises olukorras, kui mingi asi läheb vussi, siis on sihuke tunne, et kogu süsteem tuleb ringi teha. Ja sa lihtsalt ei näegi mingeid kohti, kus võib-olla on ainult üks ainus asi, mis on vaja ringi teha. Ja üks viga tähendabki võib-olla seda, et see kogu süsteem justkui oleks vale, sest sellel hetkel see tundub nii kohutav. Ja kui sa hakkad analüüsima, siis sa saad aru, et tegelikult on vaja kohandada seda ühte asja võib-olla. On võib-olla vaja teha selgemad kokkulepped. On vaja seada tugevamad piirid või on vaja hoopiski täpsustada sõnastust. Ja siin küsimus sulle abiks, et mis on see kõige väiksem muutus, mis aitab mul seda olukorda parandada. Selline mõtlemine ja analüüsimine aitab tegelikult vähendada seda liigset enesesüüdistamist ja ülereageerimist ja hoiab jätkuvalt ikkagi fookus sellel, mis päriselt aitab. Et väikesed sammud, et sa liiguksid edasi. Ja kui sa mõtled nüüd niimoodi, et sa tahad olla edukas ilma vigadeta, no seda vast ei ole võimalik, sest vigu ei tule siis, kui sa mitte midagi ei tee. Aga kui sa teed, siis need vead või katsumused, õppetunnid sinu teele potsatavad. Et pigem tuleb edu sellest, kui hästi sa oskad pärast vigu taastuda ja edasi liikuda. Ilma, et need vead hakkaksid määrama sinu enesehinnangut. Väga palju inimesi jäävad juhtunut ikkagi väga kauaks läbi elama. Teised aga võtavad selle õppetunni, teevad vajalikud parandused ja jätkavad. Ehk et sea selge piir, kui kaua sa lased sellel olukorral ennast mõjutada. Tekib näiteks nüüd tänase päeva ma olen seal melanhoolias, võib-olla kirun ennast, aga homsest ma tõusen juba püsti ja lähen edasi. Ehk siis see hetk, kui sa lased sellel ära toimuda, paned paika selle piiri, lähed sa ja hakkad tegutsema lahendustele orienteeritult. Teed oma järgmised sammud. See ei tähenda, et sa justkui minimeerid selle olukorra tõsisust, vaid pigem ongi see, et see aitab hoida sinu vaimset energiat. Sa saad liikuda edasi. Ja kui sa oled väsinud, ärritunud ja pettunud, siis tihti lähevad need probleemid oluliselt suuremaks. Ise tean, ma olen kindel, et ka teie teate, et kui sa oled ikkagi emotsionaalselt üles köetud, siis on need probleemid ka sellised. Ja sinu otsustusvõime ei ole enam tegelikult hea. Ja kui sa sellistel hetkedel teed mingid otsused,
siis need ei pruugi hiljem tegelikult olla võib-olla väga usaldusväärsed ja võib asju hoopis teha keerulisemaks. Et kui sul ongi vähegi võimalik, tee paus, võta kasvõi, tee uinak, lase lihtsalt oma kehal ja mõtetel rahuneda ja alles siis vaata uuesti üle. Ja siis selgubki tihti, et probleem ei olnud alguses nii suur, probleem ei olnud nii suur, kui sulle alguses tundus. Ja see lahendus on oluliselt lihtsam. Ma olen istunud 8 tundi ühe probleemi kallal ja ma ei saanud seda lahendatud. Ja kui ma järgmisel hommikul üles tõusin, oli 10 minutiga probleem lahendatud ja selgus, et see probleem oli väga väike, just nimelt see üks väike asi. Aga kuna ma seda pausi sinna vahele ei teinud, siis ma kulutasin 8 tundi. Seega küsi endalt aeg-ajalt, kui sul tekib selline olukord, et kas see hetk aitab sind praegu edasi liikuda või hoiab pigem paigal. Ja mis on see väike samm, mis aitaks sul praegu paremini sellest olukorrast edasi liikuda. Ja isegi kui sa oled vaimselt väga tugev, ei tähenda see seda, et sul eksimusi ei tule. See tähendab lihtsalt seda, et sa ei jää enam neisse nii palju kinni ja sul on piisavalt hingamisruumi, et edasi liikuda. Ja kui sa täna tunned seda, et sa tahaksid teha selle sammu ja virtuaalassistendina ka edasi liikuda, siis jaanuaris alustame virtuaalassistendi ärimastermindiga, kuhu on veel 4 kohta. Nii et registreeri ennast ära ja tasumise saad teha kenasti jaanuaris, aga oluline on, et sa ei kaotaks kohta. Ja vaata, kas sa julged sellest hirmust või ka sellest eksimusest, mis on takistanud su virtuaalassistendina edasi liikuda, üle astuda, edasi liikuda, teha need otsused ja küsigi endalt, kas see, kus sa praegu oled, hoiab sind paigal või aitab sind edasi. Soovin sulle mõnusat rahulikku jõuluaega ja kui sul tekib selles pikkade pühade rägastikus selline vaiksem hetk, siis võib-olla on see hea aeg natukene ennast analüüsida, võtta kaasa selle aasta õppetunnid ning minna uude aastasse oluliselt pehmema suhtumisega iseendasse. Kauneid jõulupühi teile. Tšau!